No tšau! Eile õhtul oli paras möll klubis Privé tänu Stanton Warriorsele, kes tegid väga ägeda seti ja nüüd laupäeva hommikul, mis oleks veel parem, kui tulla ilusasse Kadrioru parki ja süüa natukene sushit. Oleme siis valinud välja Sushi Plaza ja nagu näete, toidud on meil käes juba. Ühte asja, mida ma koheselt märkan, tahaks kiirelt toonitada, on küpsetatud maki on pandud ühte koos külmade makidega ja see on tekitanud siia karpi, kondentsi ja ma loodan, et see maitset liiga palju ei mõjuta. Need wasabi hunnikud ka tekitavad nagu sellise natukene räpaka mulje, aga no ei ole hullu. Seest lõhevardad on kenasti pakendatud ja vaatame, mis meil siingi on. Salat. Aga teeme need karbid lahti ja kohtume teiega juba varsti. No nii. Kohe köidab see mõnus lõhevarras ja salat. Teeme nende maitsed ennem selgeks. Võtame salati esimesena. Vaatame, mis siin. Mõnusalt krõmpsu. Ja väga maitsev. Teate, ma ei olegi kunagi sushi kohtades salatit võtnud. Ja ma pean ütlema, et ma olen vist suure vea teinud, sest Jaapani salat on ime maitsev. Suur kiitus sulle Sushi Plaza, et sa oled õpetanud mind salatit Jaapani stiilis sööma. Loodame, et ka need lõhevardad on sama head. Ilus. Selline kleepu kaste. Ilusti küpsetatud kana. Võib-olla natukene kuivaks jääb. Aga noh, vardas lõhe küpsetada võib-olla ei saagi nii mahlaselt kui suure tükin ahjus. Aga jaa. Näete, ilus. Teate, ma ütlen, et ma olen juba eelroogadega väga rahul. Sukeldame kohe ka sushi-rullidesse ja vaatame, mida need meile pakuvad. No nii, arutasime oma sõpradega ka natukene ja ühe asja peaks küll ära mainima, et me vaatasime, et see on tuunikala salat, aga mina esimese raksuna ei saanudki aru, et see kala on sellepärast, et ta on niivõrd läbi küpsetatud ja ta on sellise nagu natukene kana moodi tekstuuriga. Naguneb tükkideks, aga võt nagu esimese hooga ei saa aru, mis lihaga tegu on. Et võib-olla on mõeldud niimoodi, aga mulle tundub, et oleks võinud ikkagi natukene klassikalisemad seest õrnad punaseks jätta. Nende otsus. Liigume edasi. Oot see Jaapani omletiga sushi on siin mind isu äratanud juba mõnda aega. See mõnus magus kaste siin peal, seesamiseemned. Ma pean ütlema, et minu lemmikmaitsete hulka ei kuulu nori maitse, aga siin on seda mõnusas portsjonis, et annab hea maitse juurde. Omlett on hästi tehtud ja kõige tähtsam, riis on hästi tehtud, mis tähendab seda, et need kõik sushid omavad juba seda eelist, et see riis on hästi keedetud. Sushide puhul väga oluline asi. Nii, alustame. Lähme selle suure rulli juurde.
Tegemist on lõhega. Suurepärane maitse. Nagu ma ütlesin, oluline on juba see, et riis on õigesti tehtud. Üks asi veel, mis ma tahaks öelda. Soja on siin õrnalt sellise soolase, kuid magusa maitsega. Ja see sojakaste sobib väga hästi praeguste asjadega, mida ma söönud olen. Kuid üks miinus ka vahepeal. Meil ei antud kaasa salvrätikuid. Nii et nüüd, kui ma lobistan siin enda peale, siis ma olen hädas. No mis teha? Õnneks on siin tiik lähedal, eks siis tuleb maha ja pesta kogu see jama. Võtame vahepeal ennem pisikest pausi ühe ampsu veel ja sellise pisikese avokaado sushi. Avokaado on mõnusalt pehme ja omab tekstuuri ka. Riisi ma olen juba mitu korda kiitnud, ma ei hakka seda rohkem tegema. Ja ma ütlen, et sellel noril on ka mõnusalt mahe maitse. Need nad on leidnud endale väga head toorained, millest valmistada suurepärane roog. Võtan vahepeal lonksu juua ja siis meil on siin 6 eri sorti sushit veel. Lasen vahepeal oma sõpradegi maitsta ja siis oleme varsti tagasi. Arutasime siin natukene oma kaaslastega ja nägime, et nende pisikeste sushide puhul on kasutatud sellist õhemat seda norilehte ja nagu näha, see norileht natukene praguneb, aga see on täiesti okei, sellepärast et sellised sushid, kui sa oled valmis teinud, siis nad ajapikku natukene paisuvadki ja võivad kuskilt otsadest natukene lõheneda. Vähemalt nad ei olnud täielikult katki. Kuid nüüd lõhe juurde. Nende suurte sushi tükkidega on alati mul mure, et kuidas see nagu ühe tükina mul suhu mahub. Ja näete, raske on teda taltsutada ka. Nagu ma ennist rääkisin, siis hea sushi perfektne kombo on hea, hästi tehtud riis ja väga hea sojakaste. Need praegu töötasid ideaalselt kokku. See õrn õhukene kiht, lõhed seal peal, see sulas suus, no mul on ainult kiidusõna öelda. Vahepeal teeme väikse ingveri testi ka. Olemegi jätnud need poisid siin oma päia. Vaatame, kuidas maitseb see ingveri siin. Seal ingveril on vürtsi. Tal on ikka korralikult vürtsi. Ta on teate, ma arvan, et kui te ingverit panete sushi peale, siis wasabit võib-olla ei olegi isegi vaja. Sest tal on ikka korralik kikk sees. Ma võtangi leevenduseks vahepeal ühe veiseliha sushi. No nii, vaatame, mis siin sees on. Veiseliha ja ploom ja toorjuuste. Toorjuust on selline kõikide sushide selline siduv punkt minu meelest. Enamus sushidesse pannakse alati toorjuustu sisse. Mul on praegu raske aru saada, et kas veiseliha koht on sushi sees. See on selline
huvitav küsimus. Teate, ma pean selleks ühe tükki veel võtma, sellepärast, et ma ei saanudki päris täpselt aru, kas see mulle meeldis või ei meeldinud. Iseenesest ta näeb hea välja. Ja ma seda ploomitükki esimese hooga ei tundnud või lihtsalt see ingver võib-olla tegi lihtsalt nii tuimaks mu suu ennem. Teate, see on selline asi, mida te peate ise vist ära proovima, kas te meeldib või mitte. Mina olen segaduses. Kuid ma arvan, et ma telliksin seda veel puhtalt sellepärast, et aru saada, kas see ka mulle järgmine kord meeldib või ei meeldi. Nende sushidega ma panin tähele, et siin on natukene naljakas otsakoht on see sattunud. Tavaliselt ikka need lõigatakse natukene sirgemaks ja siin on ka natukene lohakalt on tehtud seda. Aga võib-olla kiired ajad nõuavad kiireid liigutusi. Ja võtame ennem järjekordset pisikest joogipausi ja arutuspausi. Võtaks järgmisena ühe klassika, Philadelphia. Nii. Vaatame, hoiab päris hästi kinni. See on esimene sushi, kus ma leian nagu rohkem juba millega olen nuriseda. Kui ma mõtlen Philadelphia sushid, siis ma mõtlen ikkagi Philadelphia toorjuustu peale. Siin seda toorjuustu ei olnud väga tunda, sellepärast et see kurk, mis seal sees oli, need olid nii palju ja nii suured tükid, et ta võttis kogu oma maitse endasse. Ja minu jaoks oli see pigem lõhe kurgi sushi kui Philadelphia. Aga noh, eks erinevad kohad teevadki erinevat moodi, kuigi jah, selles ma küll natukene pettusin. Sorry, Sushi Plaza. On jäänud viimased makid veel proovida. Ja see, mis ennem natukene probleeme tekitas, see soe lõhe tempura maki. Vaadake, selline õline värk on siin vist. Ja ta laguneb ka päris jõudsalt. Ta on mõnusalt krõbe. Aga ma ei tea, miks mul tuleb selline nagu söökla maitse suhu sellega. Mul on selline kahtlane tunne, et nad kasutavad mingisugust õli või midagi, mis jätab sellise kaetud Kiievi kotleti maitse sellele sushile ümber. Ja see minu meelest on natukene miinuspunkt. Aga üldiselt jällegi ma pean kiitma seda kohta, maitsed on seal olemas ja maitsed on head. Ja selle järgmiseks näiteks proovimegi võtta kanaliha sushi. Siin tundub juba, et kana on selline natukene kuivemapoolne, nagu siin ennemgi paari asjaga juhtunud on. Aga vaatame. Kana on kuiv. Kui see on nii suured tükid kana, no, ma näitan. Kui teil on nii suur tükk kana ja te panete selle sushi sisse, siis ta peaks olema ikka väga mahlane. Siin see kaste peal ja soja ei päästnud. Seda oli üsna raske alla neelata ja siia maani veel neelan. Nii.
asume California juurde. No, näete, siin on sellist tehnikat kasutatud, et kohati on seda riisi ja nori siin topelt ja tundub, et see natukene teeb teda nagu vähem vastupidavaks ka. Aga proovime hakkama saada. Mul on nagu alati olnud mulje, et California makis peaks olema see lumekrabi või see peaks olema nagu selline kandev maitse siin sees. Aga jällegi, need suured tükid avokaadot kohati nagu peidavad selle maitse nii ära, et seda võib-olla ei olegi tunda, et sa võtadki seda nagu toorjuustu avokaado makit või... Aga noh, ütleme niimoodi, et kui natukene rohkem süveneda ja siis nagu vaikselt kuskilt tagant tuleb seda krabigi välja ja see mari annab mõnusa soolase kiiki sinna lõppu. Ja nüüd grand finaale, mida ma olen siin oodanud. See siin peal on mangokaste, daamid ja härrad. See siin sees on kitsejuust ja ploom. Peet, vabandust. Basiilik oli ka. Aga see on jälle üks nendest asjadest, mida ma ei tea, kas nagu kitsejuustu salat on väga hea asi, aga kas kitsejuustu sushi see kõige parem asi maailmas on? Mul on omad kahtlused. Aga teate, noh, võib-olla. Kuid ma olen nüüd kõikidest väikse ampsu juba võtnud. Me nüüd arutame oma meeskonnagagi natukene. Ja siis oleme kohe tagasi, et panna i-le punkt. No nii, on kokkuvõtet aeg. Konsulteerisin siin oma tiimiga, kellest on ka siin tehnilise poole pealt väga teravad silmad. Ja me leidsime, et muidugi on hea saada raha eest palju rohkem, aga sushi tükkidega on see, et peab olema natukene mugav süüa neid ja võib-olla need tükid jäid nagu natukene suureks ja see rullimistehnika siin tekitas ka palju küsimusi, sellepärast, et see struktuur muutus üsna selliseks hõredaks tänu sellele. Veel miinuspoolena tooks välja selle õlirohkuse sellest tempuras, sest see jättiski sellise kujutate ette 10 aastat või 20 aastat tagasi läksid sööklasse ja tellisid õlilihapiruka või õlimoosipiruka. Vot samasugune selline õlimaitse on sellel sushil ka juures. Siis veel tekitasid küsimusi, et näiteks Philadelphia puhul, et neid kurki ja kõik on nagu natukene liiga palju, sellepärast, et toorjuustu on seda võrra väheseks jäänud ja ta nagu selle toorjuustu või mida inimene otsib selles, see nagu kaob suuresti. Huvitavad küljed olid jälle kitsejuustu ja peedisalat, sushi ja siis veiseliha sushi, mis praeguseks hetkeks on juba otsa saanud. Ja vot ei saa aru, kohati nagu meeldiks, aga kohati nagu ei saa sellest aru või nagu ei meeldiks ka. Et mina isiklikult võimalik, et proovin neid veelgi, et sellest lihtsalt veenduda, kas see mulle tõesti maitses või ta ei ma ei saa aru, ma olen segaduses. Ja noh, siin meil oli palju süüa, salat ja lõhe ja siin selle salati puhulgi tekkis küsimus, et kas see tuunikala oligi nii mõeldud või kas see oligi üldse tuunikala. Ja lõhe puhul ka, et ta natukene nagu kuivaks jäi. Ja teate, üldiselt päike on väljas, loodus,
mul on olnud hea pidu selja taga. 6 punkti, Sushi Plaza, 6 punkti. See on praeguseks hetkeks kõige suurem punktisumma, mis me välja oleme andnud. Ja mina jäin rahule. Aitäh teile. Ning nagu ikka, visake like meie Facebooki lehele, visake like meie Instagrami lehele ja kohtume juba varsti ja kes teab kus ja kes teab mida tehes. Näeme. Tšau!